Tere päevast! Olen Kaidi Lii ja täna teen sulle kaardiladumise teemal, mida saan teha praegu kohe oma kõrgemaks hüvanguks, iseenda kõrgemaks hüvanguks. Ja ladumine on 3 grupis, 3 variandiga. Nii, ja igas variandis on ainult 1 kaart täna. Nüüd on selline lühem ladumine. Vaatamata sellele, et kaarte on laual vähe, on see siiski üldine lugemine ja ei pruugi igaühele sobida. Kui sa vajad individuaalset lugemist personaalselt sinu küsimustes, siis siit video alt sa leiad kontaktivormi, kuidas sa saad minuga ühendust võtta. Ja laual on siis 3 varianti, et esimene, teine, 3. Ja võib-olla sind kõnetavad numbrid, et 1, 2, 3, et mille sa valid, aga enne kui sa üldse valiku teed, et teeme väikese siia tulemise. Keskendu hetkeks iseendale, võid öelda oma nime, võid öelda, et ma kutsun oma kõrgemat mina, ma kutsun oma kõrgemat mina, ma kutsun oma kõrgemat mina. Ja võid küsida oma kõrgema mina käest juhatust, et milline kaart on täna sinu, kas esimene, teine või 3. Kui sa oled valiku teinud, et siis hakkame pihta. Kui sa vajad kauem aega, siis pane pausile ja tule siis hiljem. Oled ära otsustanud, vaata järgi. Nii, esimene valik. Jumalanna aine, kohanemisvõime. Ja kohanemisvõime, kui sa näed ka siin kaardi üleval numbri peal on, nurga peal on number 1. Siis 1 on see, mis alustab. See on alguse number. Ehk siis sisuliselt isegi kui me seda kaarti ei vaata, siis number 1 välja tulles ütleb juba seda, et sa nii-öelda saad alustada tühjalt lehelt või kogu potentsiaal või kogu võimaluste palett on sinu käes, et võid asuda teele. Võib-olla sa oled seadnud endale mingisuguseid eesmärke või oled mõelnud või unistanud või võib-olla oled ka mõtteid üles kirjutanud, et milline su elu olla võiks, parem, täielikum, jõukam, loovam, ettevõtlikum ja nii edasi. Siis just kohanemisvõime on see vägi, millele sa pead toetuma. Ehk siis, kui sa tahad midagi luua, midagi muuta, kuhugi liikuda, siis selleks sa pead päris mitmesuguste asjadega sellel teekonnal kohanema. Ja seetõttu just ongi kohanemisvõime see, mis sind võiks nagu saata. Ja millega sa peaksid teadlikult tegelema nendes oludes. Võib-olla see osa sinust, see vana sina, kes on harjunud mugavustsooniga, kes võib-olla lükkab asju edasi ja nii edasi, eks ju, on nüüd võib-olla siis selle seisu ees või selle fakti ees, et tuleb oma territooriumi laiendada, et tuleb sellest mugavuse piirist välja ronida. Ja mida tähendab mugavuse piirist välja ronida? See tähendab seda, et mugavuse tsoon on see tsoon, kus sa tunned ennast mugavalt ja turvaliselt. Ehk see kaart, see jumalanna aine kutsub sind tegema midagi, mida sa varem ei ole teinud, võtma asju käsile, mitte lükkama neid edasi. Ja see tähendab ka seda, et sisuliselt, kui sa teed asju, mida sa ei ole, mis ei ole sinu esimene valik teha või mida sa tavaliselt nagu jätad kõige viimaseks, on ju, et kui üldse neid teed, et siis sellisel juhul on, sa tegelikult treenid enda turvatunnet, ehk sinu turvalisuse tsoon laieneb ja jumalanna aine tahab sind tõmmata sellesse, või ta soovitab sul astuda sellesse, et see sinu territoorium, see sinu ala, kus sa ennast hästi tunned, muutuks laiemaks. Küsimused, mida sa endale esitada saad, kui sa astud tundmatusesse, et kelleks ma pean saama,
et kogeda seda elu, mida ma tahan. Mitte kelleks, ma ei mõtle siin ametit, aga selles mõttes kelleks, et noh, mis inimene ma siis peaksin olema, millist elu ma peaksin elama, kuidas ma peaksin mõtlema, kui ma tahan olla see, kes ma olen, on ju. Et me ei saa kellekski, kes me juba ei ole. Et see kõlab nagu ajuvabalt võib-olla, aga see on, no ma toon näite, et kui sa tahad, oletame, et sa oled närviline, on ju, kui sa tahad olla rahulik inimene, siis sa pead käituma nagu rahulik inimene käitub, jah. Ehk sa pead juba olema see, et sellega, et sa juba oled see, sellega sa treenidki ennast. Sellega sa treenidki seda uut oskust või mingit uut harjumust, eks ole. Ja ükskõik, kes sa tahad olla, ükskõik, milline sa tahad olla. See aine kutsub sind mõtlema ja käituma nii, nagu see inimene, kelleks sa soovid saada. Tea, et sul on praegu olemas juba kõik, mida sa vajad. Et see jumalanna aine on siis tegelikult keldi jumalanna, kellel on võimekus oma kuju muuta, kes suudab vaevata liikuda meie maailma ja näiteks haldjate maailma vahel, üldse mitmesuguste nähtamatute maailmade vahel. Ja tema kohanemisvõime särab sinus juba praegu. Ja seda võib nimetada siis mingis mõttes või noh, see protsess ise on siis nagu maagiline, et see kohanemisvõime tähendabki seda, et ma annan endale võimaluse tulla toime erinevates oludes, erinevate asjadega. Võib-olla sa mõnikord leiad, et sa ei suuda reageerida elu poolt ette visatud proovikividele. Aga miks sa ei suuda? Sellepärast, et sa hoiad liiga jäigalt kinni kujutlusest, kuidas asjad peaksid olema. Ehk sul on nagu natukene iganenud või kivinenud mõttemustrid, et vaat teatud asjad peavad olema teatud viisil, et need peavad olema just niimoodi. On raske kohaneda muutuvate oludega, kui sa oled väga tugevalt seotud vanade harjumuste, vana identiteedi ja vana mõtteviisiga. Võib-olla sa oled liiga tugevalt kinni selles, mida sa soovid, ehk sa oled kinni selles ootuses näiteks. Ja et kui asjad lähevad teistsugusesse suunda, siis sa osutad nagu vastupanu. Ja sa ei peaks seda vastupanu siis osutama. Et ära karda, selle asemel siis mine muutustega kaasa, ole avatud, ole uudishimulik. Ja sa võid ka kutsuda seda jumalanna ainet, nii nagu sa kutsusid praegu, kui me siia lugemist alustasime oma kõrgemat mina, et ma kutsun oma kõrgemat mina, et sa võid ka jumalanna ainet näiteks kutsuda. Selleks, et ise endana kehastada tema jõudu, tema väge. Pea meeles seda, et jumalanna aine võib vaevata ühest vormist teise üle minna ja raskusteta maailma vahel liikuda. Usalda seda, et kõik, millega sa kokku põrkad, lahustub läbi sinu valmisoleku lihtsalt olla sellega, mis on ja lubada asjadel juhtuda. Ehk siis see jumalanna aine on sisuliselt ka nagu lubamise kaart, et luba asjadel juhtuda. Et ära osuta seda vastupanu. Nii, grupp number 2, kes valis teise. Ja näed, värvitoonid ilusti jätkuvad, samamoodi roheline värv, eks ole, on siis tervendus jumalanna kuula. Vabandust. Kuula on siis vana Babyloonia meditsiini ja tervendamise jumalanna oma loomult või see mütoloogia, kus kohas ta pärit on. Ja ta on tulnud sind siis õnnistusena juhendama selleks, et sinu heaolu paraneks, et sinu heaolu kasvaks, seda siis nii vaimses, emotsionaalses kui füüsilises plaanis. Ja kui kuula tuleb tervendus jumalanna, või ühesõnaga, kui tervendus jumalanna kuula tuleb kaardipakist välja, siis ta tuleb sellepärast, et sinu elus on valdkondi või olukordi, mis vajavad tervendamist ja millega sa siiamaani ei ole tahtnud silmitsi seista. Võib-olla sa oled ennast piitsutanud või sa oled tundnud, et kogu aeg on kiire.
ja oled unustanud enda eest hoolitseda, et see võib ka nii olla. Mõtled, et kui aega üle jääb, aga ei jää ju. Võib-olla siis vajavad tervendamist need lood, mida sa oled ise endale rääkinud, iseenda kohta näiteks, et vaat ma olen selline ja selline. Võib-olla on niimoodi, et me ise, sina ise siis antud juhul, võib-olla sa ei näe seda, kuidas sa teed ise endale ja ka teistele haiget mõnikord. Ole julge, sest Kuula pakub sulle abi ja ta ütleb, et praegu just on nagu kõige soodsam aeg siis keskenduda tervenemisele kõigis sinu elu erinevates aspektides. Sinu tegemistel ja toimetustel tulevad head ajad, kui sa võtad endale aega ja lood endale võimalusi enesehoolduseks ja enesetervenduseks. Ja praegu on ka siis see moment või see sõnum sulle, et on hea aeg parandada ka suhteid teiste inimestega. Ja mitte selle läbi, et sa ütled neile, mida nemad teisiti võiksid teha, vaid eelkõige selle peale mõeldes, et mida sina ise nendes suhetes saaksid teistmoodi teha. Ja see Kuula siis nagu tahab su tähelepanu juhtida sellele, et ole hästi siiras kõiges selles, mida sa teed või räägid. Võib-olla osad teist tunnevad kutset asuda tervendamisteele või inimese aitamise teele. Teiste teenimise teele selles mõttes, jah. Ja Jumalanna Kuula nagu toetab tegelikult seda teekonda, aga sa pead ise tahtma ja austama teisi, mitte tegema neile kahju. Ehk siis sinu kavatsus teisi teenida ja teisi tervendada ja aidata peab olema siis puhas ja siiras. Ja võib-olla see olukord, et miks praegu see Kuula üldse tuli nagu sinule, kui sa valisid selle grupi, on see, et võib-olla su elus on praegu see aeg, kus sa lihtsalt jooksed tühja. Et nagu mingit sihti ei ole või siht on silmist kadunud. Või sa tunned ennast tühjana selles mõttes, et sa tunned, et sul ei ole enam midagi anda. Oled jõudnud oma teekonna lõppu ja pead enda tegevuse peatama ning kaaluma siis oma tegude tagajärgi. Et mõtle natuke selle peale. Et võib-olla on praegu aeg see stopp võtta ja mõelda üldse, et mida sa oled teinud, mis on selle tagajärjed, kuidas see on sind mõjutanud või kuidas see on kedagi teist mõjutanud, eks ju. Kui sul on vaja seada paremad piirid, näiteks millal sa peaksid neid piire seadma, siis kui sul on entusiastlik kalduvus öelda kõigele jah. Aga kui sa ütled kogu maailmale jah, siis sa ütled ju endale alati ei. Et võib-olla siin peaks nüüd need pooled ära vahetama, et hakata endale ja ütlema ja see tähendab, et siis võid vabalt ka teistele mõnikord ei öelda, eks ole. Nii. Et võib-olla, miks see selline kurnatus tekib, et võib-olla sul on tekkinud siis tunne, et sinu ülesanne ongi siis teisi aidata või teisi armastada, teisi parandada, teisi teenida, teisi austada. Et see võib ka nii olla, eks ole, siis sellisel juhul on sul vaja asuda enese taastamise teele. Kui sul on aga sellised võimed, oskused ja asjad ja sa oled neid vaos hoidnud, siis Kuula kutsub sind tervendamise teele, et teisi inimesi tervendama ja aitama hakata. Et see nüüd sõltub sellest, kas sa oled läbipõlemise äärel või mitte, eks ole. Siis, et võib-olla sinu lähiringkonnas või perekonnas või sõpruskonnas on neid inimesi, kes klammerduvad oma ohvri identiteedi külge ja kogu aeg halavad ühte ja sama ja võib-olla sa oled selle pärast ära kurnatud. Et siis see on ka koht, kus neile hakata nagu ei ütlema. Ja sinu ülesanne on siis astuda tagasi ja hinnata seda, et mis on tõde, mis on antud hetkel oluline ja teha enda jaoks uusi valikuid ja seada iseennast selles kontekstis esikohale. Ja sul saab olema hea meel, et sa seda tegid. Praegu sa võib-olla seda kasutegurit ei näe ja võib-olla sa kardad seda natukene.
aga pea meeles, et mõnikord on siis tervendav valik teha paus ja keskenduda vahelduseks ainult endale. Et seda endale keskendumist ei tasu karta, et see võib olla vägagi valgustav ja vägagi toetav. Nii, aga aitäh, teine grupp. Liigume siis kolmanda valiku juurde. Kolmas valik ja meil tuleb välja siis kindlustunde jumalanna Danu. Vabandust, teisele grupile jäi ütlemata, et number 16. Teisele grupile jäi ütlemata, et number 16, see tähendab siis seda, et 16. kuupäev, mis iganes majanumber, lehekülje number, lihtsalt, et märka numbreid, kuidas need sind kõnetavad. Ja see võib olla ka 1 + 6 ehk 7, mis viitab siis oma rajal püsimisele, et püsi enda rajal ja minu meelest see oli nagu väga oluline jutt ka, mida see jumalanna sulle rääkis. Et just sa peadki seda ise ennast nagu üles leidma. Nii, aga läheme nüüd kolmanda rühma juurde ja kindlustunde jumalanna Danu ja number 10. Number 10 tähendab sisuliselt siis seda, et jällegi kõik võimalused on lauas, mis tähendab seda, et sinu valikutest ja otsustest sõltub see, mis üleüldse saama hakkab. Ja Danu on keeldi jumalanna iseenesest oma loomult või oma mütoloogialt. Ja tema siis ennustab sinu soovide täitumist ja sinu unistuste teostumist ja sellepärast ka ma ütlesin, et kõik võimalused on laual, on ju. Ja Danu annab sulle oma kinnituse, et sa oled saamise protsessis. Et võib-olla asjad ei lähe nii kiiresti, kui sulle meeldiks või kui sa seda unistanud oled, aga põhimõtteliselt sa oled saamise protsessis. Ja sul on aeg usaldada, et kõik, mida sa ise oled istutanud või külvanud, planeerinud, mille nimel sa ise oled töötanud, on kõik nüüd sündimas. Eeldusel muidugi, et sinu tegutsemise põhimõtted on olnud ausad ja puhtad. Kõik, mida sa pead tegema, on see, et püsida sündmuste voolus ja ole valmis järgmisteks võimalusteks. Püsi selles voolus ja ole avatud. Kõigel on oma ideaalne hooaeg, ideaalne aeg. Nii nagu kesapõld kannab endas lubadust sellest, et puhkan natuke ja siis hakkan uut vilja kasvatama, mis kevadel siis tärkab. Nii, et nii samamoodi siis juhtub ka sinuga see, et su kindlustunne saab siit peale minna ainult suuremaks. Võib-olla on olnud päevi, mil sa mõtled seda, et sa oled olnud õigel teel. Et kas su unistused on jõus, et kas sa ikka veel tahad seda, mida sa tahtsid ja kas sa teed kõik endast oleneva, et ilmuda välja ja särada ja olla optimistlik ja võib-olla sa oled sattunud ka mingisugusesse niinimetatud kuivuse perioodi, kus tundub, et midagi ei toimi ja see paneb sind endast kahtlema. Vaatan, need kaardid läigivad siin valguses, ma natukene tõmban neid ära, et siis paistab see viimane kaart. Panen niimoodi, siis paistab see viimane kaart ka välja. Et ühesõnaga, et oled hakanud endast kahtlema ja nagu sa näed ka siit kaardi pealt, eks ole, et see Danu ongi kindlustunde jumalanna ehk sinu aeg, et miks see kaart sul praegu välja tuli, et sinu aeg on tegeleda oma kindlustundega, kasvatada oma kindlustunnet, oma enesekindlust, eks ju. Kui see jumalanna kaardipakist välja tuleb, siis tavaliselt tuletab ta sulle meelde, et asjad on võimalikud. Sest nii nagu põllud, nagu ma eelpool nimetasin seda kesapõldu, eks ole, et nagu põllud jäetakse tahtlikult sööti, on ka sinu näiline kuivaperiood tegelikult ettevalmistusaeg. Selleks, et sinu selle pinna all või nähtamatul tasandil, nähtamatus maailmas, sinu energiaväljas, siis, kuidas ma ütlen, toimub teatav küpsemine nii-öelda uueks hooajaks, et miski sinust saaks jälle avalduda senisest võimsamalt, senisest vägevamalt, senisest teadlikumalt, eks ju.
ja ta tuletab sulle meelde, et ela oma igapäevase usuga, et märka seda, mis toimib ja sinu soovid ja tahtmised, kui need on olnud ausad, nagu ma ütlesin, eks ole, on hetkel täitumas, aga sa ei pea nagu klammerduma sellesse ootusesse, et millal juba, et lase nendel asjadel lihtsalt minna, et nii nagu see Jumalanna ka siin soovitab, eks ole, et ole selles voolus, ole selles vastuvõtmise voolus ja sa näed ja tunned, kuidas asjad hakkavad edenema ja pisiasjadest just sünnivad siis need asjad, mis kasvavad suureks. Nii, aga aitäh, sellega on minu poolt tänaseks kõik ja kohtume juba õige pea.